tere tulemast sünnipäevale. Sedapuhku 35. Tantsurühm Tiiu. Ei ole nad neiud, ei ole memmed, ei ole noored ega ka vanad. Nad on lihtsalt natuke vanemad emad. See tähendab vanaemad. Märtsikuus tähistas Kuusalu vanaemade tantsurühm Tiiu Kuusalu rahvamajas oma 35. sünnipäeva. Milline on aga olnud nende tantsurühmaks saamise lugu? Naisrühma nagu kui sellist ei ole vist varem Kuusalu kandist olnud, on olnud segarühmad. Ja et saada naisi rohkem kokku, siis reklaam käis üle kihelkonna. Ka Kuusalu kandis hakati otsima aktiivseid naisi, kes tahaksid tantsida. Ja lõpuks oligi paras rühma jagu naisi koos. Seal käisid nii Kolga kooli õpetajad kui ka siis Kuusalu rahvas, kes tantsida tahtsid. Sellisel moel 1987. aasta ilmselt novembrikuus sai see rühm alguse nimetuse all naisrahvatantsurühm. Ja selle aktiivne ja kõige aktiivsem vedaja oli selline inimene nagu Karin Vahtras. Roose kevad endaga toob, puhkeb rõõm ja süda on noor, tuhandeid mõtteid täis peab. Edasi läks elu niimoodi, et Karin Vahtras ütles, mina tahan tantsida, mina ei taha juhendada. Hakati otsima juhendajat. Ja kes elab rahvamaja lähedal, on kohe käepärast võtta, kes laulab, tantsib, lööb trummi, kui tarvis on, oli Ester Aasa. Minu ämm. Minu ämm Ester Aasa juhendas seda rühma 10 aastat. Ja siis ta tundis, et tal käib natuke see asja üle mõistuse, üle jõu ja ta loobus selle rühma juhendamisest. Ja kuna ma olin nii abiks käinud, siis jäin mina selle rühma ametlikuks juhiks. Need ametlikuks juhiks alates 1998, kuigi ma käisin juba varem seda rühma tegemas. Kuidas jõuti Kuusalu naistantsurühma nime juurest Kuusalu vanaemade tantsurühma nimeni? Kuna me olime pretendeerinud vabariiklikule tantsupeole ja nagu te teate, vabariiklikul tantsupeole on väga suur konkurss naisrühmadel, siis minu rühm paraku oma hea tõttu juba ei ole võimeline konkureerima naisrühmadega, vedad seda enam veel neidudega, nii et praktiliselt me jäime sellest välja. Ja siis me otsustasime, et me teeme midagi muud. Ja läksime Võnnu Kaarjani võistu tantsimisele. Seal oli liigitus. Naisrühmad, memmed, segarühmad, kes mis olema. Naisteks me ei kõlba, sest naiste tantsupeo või sinna peole me ei pääsenud oma vanuse tõttu. Panime ennast memmedena kirja. Ja siis, kui me olime ära tantsinud, viskas üks žüriirige oma jala üle põlve ja ütles niimoodi, mis memmed te olete? Ja oligi kogu lugu rohkem meist üldse juttu ei olnud. Me tulime väga kurvalt sealt tagasi, sest me olevat ennast liigitanud valesse kohta. Mõtlesime, suurele peole ei pääse, sinna me ei kõlba, sõitsime bussiga, ütlesime nii, meie oleme vanaemade rühm ja nii sündiski Eestisse võib öelda esimene nimetusega vanaema rühm. Aga kui on juba vanaema rühm, paneme talle ühe ilusa tütarlapse nime ka. Sel hetkel oli meil rühmas momendil 3 Tiiut ja juhendaja ka oli Tiiu. Ja kuna oli kombeks väga panna nimetusi panna just nimelt tütarlaste nimesid, milles siis küsimus, jäigi niimoodi ja saigi rühm nimeks Tiiu ja eksisteerib siiamaani Kuusalu vanaemade tantsurühm Tiiu.